Nii, tere õhtust, head sõbrad! Alustame otseülekannet esiliiga 7. vooru kohtumisest, kus siin Sportland Arenal vastamisi täna Tallinna FC Flora U21 ja Viimsi jalgpalliklubi. Ja ei tea küll täpselt, kui palju Eesti jalgpalli ajaloos on selliseid isa. Ja ees number 29 Sander Alamaa ja number 7 Toni Varjund. Võib-olla need, kes enam nii väga ei tahagi mängida või ei ole ambitsioone, saavad lõpetada esiliigas. Nüüd on 1-1 minemas Krimm ja milline tõrje Rebase poolt. Ja Neville Grimm on ka siin Levadios. Jah, ja kui Floral on just noored, siis leidsin, enne kui vaatasin üle protokollid, siis leidsin Andres Ooperi Viimsi protokollis. Ja Lehtmets läheb löögile ja tõrje. See oli päris ohtlik. Siis olla Lehtmets, aga jättis palli mängu. Nüüd on Laidvee vendadest üks. Pall kastis, puhastatakse ära jala peale. Siin oli jah, südame põhjas see löök tuli, aga on sümbioos noorustest ja kogemustest. Uus võimalus ja Rebane selle palli siiski võtab kindlalt ära. Välja hoida, Varjund on seal kõrval, Varjund, aga löögile ei pääse, seal on must müür tal ees. Varjund on jätkuvalt palliga, kas nüüd saab sealt vahelt läbi? Ja läheb esimene löök Nõmmele seekord. Ja täpselt värava keskele Nõmme, aga tal on kohe 2 meest vastas ja praegu ei saa. Luts uuesti ja kas nüüd on löögikoht? Löögikoht ja noh. Tuli meetri jagu ikkagi väravast mööda, siit pall läheb. Jälle ilusti tuleb siit nurgast välja ilusti Viimsi, kõre. Leiab Lutsu, ohtlik pall alla, sulguviisi ei ole, Krimm alla ja olemas. Ja nüüd mängitakse hästi pall värava ette ja seal on juba väravad mängust väljas ja Viimsi jalgpalliklubi sellest olukorrast võtab oma. Oskar Mägi lööb selle ära. Võtab oma ära, jah. Oskar Mägi on mees, kes lööb selle mängu esimese värava. Seda siis kohtumise. Nii, vaatame, pall on all. Ja jällegi üritab madalalt mängida, aga ei töötas jällegi. Lehtmets. Oi, kui hästi kahe vahet läbi. Uuesti kasti ja pandi pikali. Ja nüüd on hea võimalus Viimsil. Ja pall läheb sisse 2-0. Väga hästi mängitud, lõpuni mängitud olukord. Ja Neville Grimm vist on see, kes selle praegu ära lõi. Ja tundub küll niimoodi igal juhul. 2-0 läheb nüüd kohe teise poole alguses Viimsi jalgpalliklubi juhtima. Või ei, äkki isegi ei olnud. Või oli Neville Grimm praegu natuke segamini seal? Ei, ikkagi vist oli Neville Grimm. Kuidas seal olukorraga parasjagu läheb? Ja pall, aga ei. Hästi tegelikult sai siin löögile, aga lükkas palli tagu. Mängu ikkagi enda kontrolli all ka, kui on vaja. Ja jällegi otsid ilusti pika sõuduga palli. Ja Rebanel ei saa palli kätte ja penalti. Ja Rebane eksib. Siin nõutakse nüüd, et viga tehti sellisel moel, et mängiti läbi Silver Rebase käte. Järelikult ei peaks seal penaltit olema. Aga kuna me ei saa kordust vaadata, siis me ei saa ka lõplikku otsust järeldada. Lehtmets Rebane, kumb jääb peale. Rebane korjab ära selle! Ja ei korja ikkagi lõpuks ära. Õnnetult läheb sisse. Peaaegu mees sai selle palli kätte, aga võttis sedavõrd õnnetu võrk, et ikkagi veeres väravasse ja 3-0 on nüüd Viimsi jalgpalliklubi seda mängu juhtimas. Jah, Flora Viiksel ja otsusega ilmselgelt rahul ei ole. Aga tuleb Flora, siis oleks kõik võimalik veel, aga jah, sellist head sähvatust või kordaminekut oleks veel Floral vaja kuskilt otsast. Tahtmist on neil igal juhul kõvasti, pall lähetakse väga hea tõrje Rebaselt ja hoiab veel Florat ikkagi selles mängus sees. Jah, mingit moodi sees, et selles mõttes, et 0-3 pealt on võimalus ikka mängu parima tiitel minu hinnangul läheks täna kindlasti Viimsile. Ja mängu, ma olen nõus ja kui ma vaatan seda enda vaatame, ta ajab ära seljas ja saavad penalti. Siin on penalti selgelt. Ja kas algab siit nüüd Flora tagasi tulemine? Aega 10 minutit ja lisaaeg selles mõttes, et kui siit tagasi lüüa 2 väravat vaja, siis ikkagi jääb see penalti ikkagi lõpus Krimm. Ja Nõmm tema vastas. Vaatame siis, kuidas see olukord laheneb. Nõmm sealt tantsib, aga poja oleb kindlalt ära ja 1-3. 1-3 ja Flora on, ütleme, et sammukese võrra mängus tagasi. Pannakse ka kohe väravalaul peale ja veel üks värav tagasi lüüa, siis mine tea, mis siin viimastel minutit palju, hea pall tuleb teravalt. Ja üldse halb olukord. Ja sealt sai sama kukk tabeli põhjas võrdlemisi, nii et sellised need asjad on. Jah, täpselt, 3-1 on siis selle mängu lõpptulemus ja Viimsi jalgpalliklubi võtab Flora vastu magusa võidu 3 punkti ja ühtlasi siis 3. järjestikust